Ja nüüd olekski õige hetk anda sõna esimesele esinejale, Erki Savisaarele Riigikogu majanduskomisjonist, kes siis annab ülevaate sellest, sissejuhatava ülevaate sellest, et milline on siis riigi vaade mööblisektorile. Ole hea! Tere hommikust, lugupeetavad ettevõtjad ja külalised! Mul on suur au avada Eesti mööblitootjate 6. konverents ning ma nõustun teie slooganiga teadlik strateegia kasvatab eksporti ja me püüame seda järgida ka riiklikult. Oleme riiklikul tasemel astunud mitmeid omapoolseid samme tootlikkuse ekspordi kasvu toetamiseks. Me teame, et just ettevõtjad on riiki ja majandust vedav mootor ning järgmisel aastal panustab riik läbi EAS ja KredExi üle 150 miljoni euro otseselt ettevõtlusesse. Lisaks veel mitmed kaudsed meetmed. Seda ei ole küll üleliia palju, kuid loodame, et see aitab kaasa Eesti ettevõtete edulugudele ning kasvatab Eesti majandust. Paketis on erinevaid meetmeid, nii alustavatele ettevõtetele, startupidele, keskmise suurusega ettevõtetele kui ka suurtele ettevõtetele. Ma nimetaksin siin vaid mõnda. Näiteks on olemas suur investeeringu toetuse meede, mille kaudu toetatakse suuremahuliste tootmisinvesteeringute tegemist, sealhulgas tootmisüksuste loomist ja tehnoloogia soetamist. Me ootame, et see meede aitab Eestisse tuua uusi kõrge lisandväärtusega tootmisinvesteeringuid. Samas on ka tootearenduse toetus, mille eesmärgiks on toetada ettevõtete tehtavat tootearendust, mis võimaldab suurendada lisandväärtus ning tõsta seeläbi väärtusahelas kõrgemale. Sihtrühmaks on eeskätt allhangete tegevad ettevõtted, kellel oma tooteid ei ole, kuid on ambitsioon ja võimekus ning ekspordikogemus. Rääkides kaudsetest meetmetest, siis loomulikult minu jaoks kõige olulisem nendest on viimase miili projekt, riiklik projekt, millega soovime viia kaasaegse ülikiire internetiühenduse igasse kodusse ja ettevõttesse. See annab piiramatult uusi võimalusi tootmise automatiseerimisel ja töö paremal korraldamisel. Lisaks ei saa unustada e-residentsust, mis on mugav ja kaasaegne moodus Eesti ettevõtluses osalemiseks välisinvestoritele. Käesoleval aastal on väliskaubandus maailmas ja eriti Euroopa Liidus aktiviseerunud, mõjutades tugevalt ka Eesti majanduse arengut. Nii riigi kui rahvana on meile oluline kasutada oma väikese riigi dünaamilisust ja võimet teha paindlikke otsuseid ning parandada selle kaudu elanike elujärge. Eesti majandusedu tugineb suuresti peamiste kaubanduspartnerite majandusarengule ja nõudluse kasvule. Eesti peamised ekspordipartnerid on käesoleval aastal Soome osakaaluga 16%, Rootsi, kuhu läheb 14%, Läti 9% ja ka Venemaa 7%. Olulisemad ekspordikaubad Eestis on elektrimasinad ja elektriseadmed, puit ja puittooted, mineraalõlid ja mineraalkütused, mehaanilised masinad ja seadmed ning mööbel. Ekspordimahud on pärast kriisi hästi taastunud. Kui 2010. aastal oli ekspordikäive 8,7 miljardit eurot, siis möödunud aastal oli maht ligi 12 miljardit eurot. Käesoleva aasta esimese poolaasta ekspordikäive on kasvanud 10% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Umbes poole ekspordikäibest moodustavad pooltooted ja teist poolt jagavad valmistooted ja kapitalikaubad. Eesti päritolu kaupade osatähtsus kogu ekspordis oli 2017. aasta esimesel poolel 73% ning nende väljavedu kasvas 9%. Mööbli tootmisega tegeleb enam kui 700 ettevõtet, mis annavad tööd ligi 8000 inimesele.
See tööstusharu on Eestis pikkade traditsioonidega, mis on oluliseks tööandjaks maapiirkondades ning aitab väärindada kodumaist toorainet. Mööblitootjate eksport moodustab umbes 5% kogu ekspordist ning mööblitööstuse ekspordikäive on esimese poolaastaga kasvanud 5%. Eesti päritolukaubad moodustavad 94% eksporditavatest mööblitoodetest ning nende ekspordikäive kasvas esimese poolaastaga 6,4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Mööblitööstuse peamised ekspordipartnerid on Soome 27%-ga, järgnevad Rootsi 19%, Norra 10% ja Saksamaa 9%-ga. Teame, et kõige enam takistab ettevõtete kasvu ja arengut oskustööjõu puudus, seda ka mööblitööstuses. Püüame leida ka sellele probleemile riiklikul tasemel lahendusi. Ekspordi kasvu jätkamiseks on oluline tõsta Eesti ettevõtjate tootlikkust ning liikuda väärtusahelas kõrgemale, tagamaks senisest intelligentsemat allhanget ning valmistamaks konkurentsivõimelisi omatooteid. Ettevõtja peab arendamiseks olema uuenduslik kõigis oma aspektides ning tegelema aktiivselt nii tootearenduse kui äriprotsesside kaasajastamisega. Innovatsiooniloome kontekstis on oluline tõhustada koostööd ettevõtjate ja ülikoolide teadusasutuste vahel. Ettevõtjate tootlikkuse kasvatamiseks ning eksporditurgude leidmiseks on rahvusvaheline koostöö ja investeeringud väga olulised. Soovin teile sisukaid ja konstruktiivseid diskussioone siin nii täna kui homme. Aitäh! Aitäh! Kas saalist on kellelgi mõni küsimus Erki Savisaarele? Jah. Tiit Kolk, aktsiaselts Vermo. Te rääkisite nendest toetustest, mis on siin olemas ja avatud ettevõtjatele. Mul on küsimus ühe toetuse kohta, mis kahjuks ei ole nüüd mööblitööstuse ettevõtetele avatud. Ja see nimelt on KIK-i kaudu jagatav tõhususe tõstmise toetus. Et seal on terve rida ettevõtteid ja ka puidutööstus, aga millegipärast on välja arvatud mööblitööstus. Ja küsimus on, et kas on kavas midagi sellega nüüd ette võtta, sest et ma arvan, et mööblitööstuse ettevõtted ei ole sugugi nii tõhusad, et nad võiksid nagu välja arvatud olla sellest nimekirjast. Ehk siis, et see sama tööstussektor vajab ikkagi ka seda tõhususe toetust. Aitäh! Aitäh! Ma ei oska seda konkreetset toetust kommenteerida, ma ei ole kursis, mis alustel seda välja jagatakse ja kellele. Küll aga on olemas selline üldine tootlikkuse kasvu toetav meede ja sinna kvalifitseerub kindlasti ka mööblitööstus. Aga ma jätan selle KIK-i küsimuse meelde ja selgitan välja, et mis seal taga on, et miks mööbel spetsiaalselt on välja jäetud. Väga hea. Aga suur aitäh, Erki Savisaar, riigivaate esitlemise eest ja tõesti ootame, et teada saada, mis selle KIK-i värgiga siis on. Aitäh!